Tavaliselt minnakse seenele siis niisuguses sõjaväe värvides glamofolas jopega. Arvatakse, et siis kohatakse ka metsloomi, aga õigem oleks panna endale selga erksavärviline riietus, erksavärviline müts vähe. Et eredate riiete eelis on juba see, et siis ei tule teile need tüütud põdrakärbsed nii palju ligi kui niisuguse tumeda riietuse peale. Ja samuti, kui on juhtunud õnnetus, te olete eksinud, siis otsijatel on teid ikka kümneid kordi kergem leida. Neoonriietus paistab juba silma sadade meetrite kauguselt, kui seda mets võimaldab, aga sõjaväe glamofaas, see on ikka 20 meetri kauguselt on võimalik siis inimest tuvastada. Vahest isegi mitte seda. Enamus telefonides on juba sees niisugune asi nagu Google Maps, mille aktiveerimisel te näete ära, kus kohas tasute, kus on lähim tee, lähim siht, lähim asula. Ja selle kaudu on väga lihtne juba välja ennast viia metsast. Aga alati tasub see Google Maps ennem kodus järgi proovida, et kas ta ikka on seal telefonis, kuidas ta töötab, mismoodi ta näitab suund. Ja kui vähegi võimalik, siis minge metsa kas 2, 3 või 4 või isegi suurema kambaga. Ja proovige olla üheteisest nii kaugel, et te kuulete teise õikamist või vilistamist. Ja kui nüüd juhtub seda, et teine on kadunud, et enam ei kuule tema häält ega õikamist, siis ärge üksinda teda siis meeleheitlikult otsima hakake. Minge sinna kohta, kus te viimati koos olite ja helistage 112. Et vastasel juhul võib juhtuda see, et otsitakse ühe inimese asemel 2 inimest. Tavalised põhjused siis ära eksimisel on, kui inimene läheb oma lapsepõlve metsa, kus ta on viimati käinud 15-20 aastat tagasi. Ta arvab, et ta tunneb kõike seda metsa läbi lõhki, aga vahepeal on loodus muutunud, võib-olla on toimunud lageraied, võib-olla on toimunud uued metsateed sisse tehtud ja inimene lihtsalt mingi hetk ehmatab ära, et see polegi enam see mets ja ollaksegi eksinud. Ja samuti satutakse hoogu seente korjamisega, liigutakse kogu aeg nina maas, ei vaadata enda ümbrust, mõnda kivi, mõnda maja, võib-olla elektriliini kuskil. Ja siis ükskord, kui pea püsti tõstetakse, kord täis on, et ollaksegi eksinud metsas. Et kui olete juba eksinud, siis esimene asi, mida tuleb teha, on see, et rahunete maha. Võtke, istuge kännu peal maha, kivi peal maha, rahunete maha ja siis valige 112. Kui teie telefon näitab, et levi pole, et ei saa helistada, võtke SIM-kaart välja. Et kui SIM-kaardi eemaldate, siis telefon valib kõige lähima masti ja saate ikkagi sinna 112 helistada ja rääkida rahulikult ära, mis juhtus, kus kandis te olete ja mis seisus te olete. Kui te olete metsas eksinud ja te otsustate ikkagi kuhugi edasi liikuda, kas siis sellepärast, et teil ei ole telefoni või on telefon märjaks saanud ja ei tööta enam, siis liikuda võimalikult sirgjooneliselt. Siis seda kasutada päikeseabi liikumisel või siis nii-öelda Rootsi kompassi. Et Rootsi kompassiks nimetatakse siis ühte puukaigast, mis on umbes 2,5–3 meetrit pikk. Pannakse endale vasaku õla alla, hoitakse parema käega ka otsas kinni ja hakatakse sellega liikuma. Sest sellega tunneb ilusti ära, et kui te hakkate kuhugi poole kalduma, siis see kaigas jääb sama kinni. Et see aitab teil hoida sirgjoon. Ütleme keskmiselt 3-4 kilomeetri pärast peaks tulema teil mõni siht. Ja siis hakkate mööda seda sihti liikuma kas vasakule või paremale. Et see on teie enda sisetunde järgi. Et ei tasu ära ehmatada, kui see siht lõppeb äkki mingisuguse tupikuga, mingi raielangiga. See tähendab lihtsalt seda, et te valisite vale suuna ja keerate otsa ümber ja panete teisele poole ajama. Et metsas sambla ja muude vaatamine ei ole õige. See rahustab küll, aga siis kindlasti võtke kaasa ka veel endale joogivett ja mõni šokolaad või energiapatoon. Ja võimalusel kaasa võtta ka siis termokile või termomagamiskott. Ja metsas kindlasti vältida märjaks saamist, et kui teile ette juhtub mõni oja, kraav, siis vältige sellest üleminekut niimoodi, et jalad ja riided märjaks lähevad. Sest märg inimene jahtub 25 korda kiiremini kui kuiv
ja kui te olete hädas, siis te ei tea kunagi, kas te saate ennem õhtut välja või peate jääma ööseks metsa. Kui olete juba ööseks pidanud metsa jääma, siis kindlasti ärge hakake öösel metsas veel ringi uitama, eriti kui on võõras mets, vaid püsige paigal, tehke üles lõkke võimalusel ja endale varjualune, mis siis kaitseks teid tuule ja vihma eest.